Aloha, minu nimi Kristel Ralaksmedit on ja tulemast täna eetrisse jällegi imelisest Texasest siit Ameerika maalt. Ja ma olen sertifitseeritud Wildwiti coach ja kuna on lähenemas siis aasta algus, ma kutsun teid mõtlema natukene sellest aasta algusest võib-olla teistmoodi. Väga paljud inimesed teevad aasta alguses uusaasta lubadusi, aga statistika näitab, et enamuses need lubadused ei jõua kunagi reaalsuse või täitmiseni. Ja kui sina oled ka võib-olla väsinud sellest, et kogu aeg need uusaasta lubadused lihtsalt jäävadki seisma sul kapiriiulile tolmuma ja soovid midagi teistmoodi teha, võib-olla isegi valida midagi sellist, mis tegelikult on potentsiaaliga muutuda sinu elustiiliks, siis kuule edasi. Kui mitte, kui sa tahad jätkata nende samade aasta alguse lubadustega ja nad lihtsalt tolmuma jätta, siis pane see video kinni ja tegele millegi muuga. Aga kui sa oled valmis, siis kuule edasi. Ja üks hästi huvitav asi, mis sellega seoses on mulle ka mõtteainet pakkunud, on see, et väga paljud inimesed tegelevad terve elu siis sellega, et töötada väga raskelt ja mõnikord tõesti ka amokki ennast töötada. Eesti naisena ma tean, meil on ka tõesti see künnihobuse, tööhobuse mentaliteet ja tõesti ajada taga raha, numbreid, siis rikkust, mis iganes moel. Õnneks nüüd selle uue siis põlvkonnaga need asjad on muutumas, et pigem on tähtis see, et tõesti, et ma saaksin teha seda tööd, mis tooks siis tõesti ka võimalust ennast teostada ja looks väärtust endale ja teistele, aga mitte kõik ei ole seal veel. Ja paljud siis, kuidas nende elu välja kujunes, oligi see, et rabati lihtsalt seda tööd teha, kuni siis pensioniiga kätte jõudis ja siis, mis juhtus pensioniikka jõudes, polnud enam tervist, millega seda pensionipõlve siis nautida. Ja nüüd ongi, millest see algab, et tekitada see pensionipõlv, mida siis nautida. Kui sina oled ka tänasel päeval 20-aastane, ma olen täiesti kindel, sa ei mõtle mingi pensionipõlve peale praegu, aga tegelikult võiks juba, sest kui sa juba praegu sellele mõtleksid, siis tegelikult sa teeksid igapäevaselt investeeringut muul moel kui rahalisel moel, aga kindlasti ka rahalisel moel, siis oma pensionipõlve. Ja kuidas seda siis teha teistmoodi? Kui te mäletate, ma olen jaganud teiega ja olen teinud ka palju koolitusi, kursuseid Külluserattast ja Külluserattal oli siis erinevad sektorid. Kõige keskel oli seksuaalsus, siis üleval paremal on suhted, seal kohe all on tervis, selle kõrval eluülesanded või elumissioon ja seal üleval siis holistiline küllus. Ja kui sa tahad oma elu siis täie võimsusega töösse panna, siis kõik need sektorid võiksid töötada, toimida 100%. Ja sageli inimesed tahavad ikka kohe jõuda selle holistilise külluseni, et ma ei taha neid teisi asju läbi teha ennem, aga me ei saa nendest üle hüpata, see oleks nagu üle oma varju hüppamine. Ja mis on kõige olulisem ongi, et tegelikult alustada võib-olla sellest tervise sektorist, sest kui su tervis on korras, kui su keha, meel, vaim on paigas, siis on sul automaatselt kohe parem suhe iseendaga, sest sa ka näed parem välja ja sealt loomulikult kohe seksuaalsus läheb palju, tõuseb paremaks ja sul on ka jõudu ja energiat teha seda oma enese teostavat siis tööd. Kui sa ei ole seda veel leidnud, siis saad ka minu käest abi küsida, mul on palju materjale, mida ma saan siis toetuseks jagada ja siis tõesti poolautomaatselt hakkab looma sulle seda holistist küllust igal siis võimalikul moel. Ja nüüd, mis võimalused on siis selle tervisega tegelema hakkamiseks? Väga palju võimalusi on. Sa võid järgida väga paljude inimeste siis toidukavasid, mida Eestis on jalaga segada. Sa võid võtta ühendust toitumisnõustajaga, mis on ka väga super, ma isegi olen seda teinud. Sa võid minna trenni. Kui tavaliselt on probleem selles, et kui sa valid ühe või teise ja sa vali asju siis holistiliselt koos, siis see tulemus on väga-väga raske ja pikaajaline tulema. Ja seepärast ongi minu soovitus, et alustada kõigepealt tegelikult oma tervise ja oma toitumise siis ülevaatamise ja ka oma keha siis taas käivituse läbi siis sügavama puhastuse ja kui see on tehtud, siis vaadata edasi juba siis, kuidas liikumist ja asja sinna veel juurde tuua.
Ja mis on hästi huvitav, et siin on siis võimalus inimestel, kes siis ka soovivad tõesti tõsisemalt sukelduda, siis liituda minu Wildfiti 90-päevase programmiga, mis algab 3. jaanuaril ja tõesti esmakordselt oma elus kogeda seda, et see uusaasta lubadus, mida sa tavaliselt andsid, nüüd sa valid hoopis uusaasta sihtmärgi ja sa hakkad tegelema sellega ja pärast, kui sa oled selle saavutanud, siis saab sellest sinu elustiil. Ja mina kui ka 50 000 teist siis osalejad, kes on selle läbi teinud, võivad kõik ühes suus sulle kinnitada, jah, see on reaalselt võimalik. Ja mis see siis kujutab endast? Sul oleks vaja siis võtta endale aega 3 kuud siis pühenduda sellele programmile. Esimesed 2 nädalat saab meil olema 3 kõne siis minuga õhtuti ja lisaks on sul siis esimestel nädalatel rohkem siis ka videosid, mis sa saad Erik Edmidsi programmi loojaga üle vaadata. Edaspidi jääb siis nädalas põhimõtteliselt 2 videot, esmaspäeviti reedeti tuleb siis Eeriku poolt ja minuga siis tuleb ka 2 kohtumist siis praeguses etapis ka siis Zoomi kõnedena need kohtumised. Ja kõige viimasel nädalal, 13. nädalal on siis jälle uuesti 3 kõne, et me saaksime kõik asjad ilusti kokku võtta ja samas sind ette valmistada siis selleks uueks elustiiliks. Ja inimesed küsivad, et issand jumal, et kui palju siis mul on aega vaja seal kokkamiseks ja algselt ongi väga palju tööd me teeme tegelikult ära ka sinu peas, sinu mõtlemisega, sinu toidu suhestatusega, toidupsühholoogiaga, kõige sellega. Ja kui sa hakkad aru saama, mismoodi sa oled söönud või kuidasmoodi sa oled oma tervise eest kas hoolitsenud või mitte hoolitsenud, siis hakkab sul pilt kokku tulema ja sa hakkad ka tegema teadlikumaid valikuid, kuidas ja mismoodi siis toetada oma keha teadlikumalt ja kuidas ka ette valmistada toitusid sellisel kujul, et sa ei pea kokkama iga päev 4-5 tundi seal köögis, on ju. Ja väga lihtsaid imelisi lahendusi, ideid saatsid sellest programmist ka. Ja kui tuua mind ennast näiteks, siis kui mina alustasin, siis ma olin ikkagi, köök oli minu jaoks selline hästi hirmus koht, kui ma üles kasvasin, vanaema ei lasknud mul väga siis köögis toimetada, tahtis ruttu ise toidud, asjad korda saada. Ja kui ma siis oma elu peale läksin, siis õde oli mul kokakoolis ja õde tegelikult siis hakkas õpetama mulle kas või selliseid elementaarseid asju, kuidas isegi kartulit keeta. Ja siis hakkasin vaikselt toimetama, aga ma ei olnud kunagi nagu armastanud toidu tegemist. Ja Wildfitiga ma õppisin niimoodi toiduga mässama ja niimoodi kaifima, erinevaid asju kokku keerata. Ja ma usun ka, et minu sisemine laps, kes kunagi ei saanud, tegelikult on ju see ütlus ka, et toiduga ei mängita, et ära mängi toiduga. Sai lõpuks ometi toiduga mängida heas mõttes ja neid põnevaid uusi retsepte katsetada ja kokku panna. Ja tänaseks päevaks ma isegi ka ma küpsetan ja need küpsetised ka täiesti tulevad, maitsevad välja nagu, et vau, et selline lisaasi ka. Ja tõesti kodu on täis sellist mõnusat, täiesti sellist reaalse kodutoidu siis lõhna, et väga hea ja loomulikult, kuidas mu keha siis nurrub selle peale. Ja nüüd see programm ei ole ainult siis paljudest reklaamidest võib ta jääda nagu mulje, et vau, et see on ainult kaalu langetamise programm ja tegelikult ei ole, et kui loomulikult kaal langeb, kuna sa teed teisi muudatusi ja toetad oma keha ja tervist teisel kujul, aga kui sul on ka näiteks soov kaalu tõsta, siis me saame seda teha uuel tervislikumal, teadlikumal moel, et ka sellega saab siin tegeleda. Nii et selles mõttes see võib minna mõlemasse poole, nii kaalu tõsta kui kaalu siis langetada vastavalt oma vajadustele. Ja minul läks siis kokku, ma tegin 2 väljakutset ise ja minul läks selle 2 siis väljakutsega kokku tegelikult siis 14 kilo ja sihuke keskmine võikski arvestada, et kilo nädalas võib täiesti nii-öelda siis minna, mitte küll kõigil, et see kõik oleneb, kuidas sinu ainevahetus ja nii on, et siis sihukene 13 kilo peaks olema täiesti reaalne saavutus.
meestel kusjuures läheb rohkem, et minu abikaasal oli üle 20 kilo ja meeste lihtsalt ainevahetus ja kogu süsteem on natukene teine. Nii et ka, et kui sa oled nagu väsinud sellest, et kogu aeg mingisuguseid dieete seeriatena teha või detoxe ja ei ole tulemusi, et tahad tõesti sellist elustiili ja ka kogukonda, sest tõesti Wildfiti kogukond Eestis on ka suurenemas, kasvamas ja kuna Wildfiti looja siis ka Erik Edmiits on otsustanud, et Eestis saab siis olema nii-öelda Wildfiti testiköök, siis siin saab olema palju põnevaid sündmuseid, palju võimalusi, mida kuskil mujal maailmas praegu Wildfitiga seoses sellisel kujul ei ole. Ja peale Wildfiti väljakutset on ka, et me ei jäta sind ripakile, et kui sul on soov, sul on võimalus siis oma coach'iga liituda siis ka teatud siis hõimu või kogukonnaga Wildfitiga, kus saab siis nende teemadega ennast ilusti rajal hoida ka peale seda. Nii et kui mina võiks öelda, siis viimase aasta tõesti suurim kingitus on tõesti olnud Wildfit mulle endale, aga tõesti ka näha, et mu kliendid on saanud sellest kasu ja tõesti, kui nende kehad saavad paika, siis muud psühholoogilised, mentaalsed, emotsionaalsed asjad, neil on ka palju lihtsam nende asjadega edasi tegeleda või sügavamale minna. Ja tõesti, tervis on kõige alus, et kui sul tervist ei ole, siis ei ole sul mitte midagi. Ja üks asi veel, mis sa siit programmist saad, on just see, et sa õpid tegelikult teadlikult tegema valikuid enda tervise suhtes ja kas või näiteks niisugune lihtne asi, et sa lähed poodi ja mida sa valid sinna toidukorvi panna, sealt algab sinu tervis juba osaliselt ka ja enne kui sa juba poodi lähed, et sa teaksid, sul on kava, mismoodi sa toitud järgmisel nädalal, mismoodi kõik siis toimima saab. Nii et selles suhtes ka väga-väga põnev. Selle programmi hind on üle keskmise Eesti programmide hindadega, aga tõesti, kui sa võtadki nii, et okei, kui mu tervis läheb paigast ära, kui palju raha sa paned oma meditsiini siis medikamentide peale või tõesti arsti vahet käimise peale, nii edasi, siis on väärt endasse investeerida see ühekordselt tõesti sügavamalt ja siis vaadata juba edasi. Ja kui sul on siis huvi täpsemat infot kõike saada, ma panen siia alla ka selle lingi, kus on siis see video, kus on hästi palju teisi linke seal video all. Harriga kõne, mis meil just oli, et kuidas meie aastad on läinud. Harri oli siis minu coach Wildfitis ja kõik muud lisad, kui sul on rahadega hädad, kuidas lisaraha endale tekitada kiiresti. Hästi palju lisalinke on seal, saad sealt siis lisa vaadata. Ameerikas on selle kursuse algne hind $900 siis selle 3 kuu peale, mis teeb siis $300 kuus, mis tegelikult sa võtad üks selline meeletus, sa saad ikka peaaegu 30 siis live kõne minuga, pluss siis Facebooki grupp, küsimused, vastused ja otsene siis koos toimetamine terve see 3 kuud. See on ikka pool muidu saadud. Aga praegu, kui sa reageerid siis kuni siin selle nädala siis lõpuni, ütleme 25. siis detsembrini, annad mulle teada, et ma olen väga huvitatud hüppama siis pardale, saad veel selle soodushinna, mis see soodushind on, seda ma siin öelda ei saa praegu, et võta minuga ühendus, saad siis teada ja tõesti, see on viimane kord, kui ma teen sellise soodsa hinnaga Eestis seda programmi, et järgmine grupp, mis siis hakkab kevadel, sellel tuleb juba päris korralik hinnatõus. Ja tõesti, programm on tõestanud seda 50 000 pluss inimest, et see on väärt seda ja tulevikus ka pakun sellega seoses siis sellised suuremad VIP-programme, nii et väga põnevad ajad ja kui sa tunned, et soovid endale kinkida või siis võib-olla ka kellelegi lähedasele kinkida tervist, siis võta minuga ühendust, ma saan ka teha sulle kinkekaardi. Mina eelmisel aastal kinkisin siis oma abikaasale ja täpselt niimoodi toimis, nii et kõike toredat ja kui sa oled siis käpp liitumaks grupiga, uus grupp algab 2. jaanuaril on meil siis esmane orienteerumiskõne. Palun ära jätta täiesti viimasele minutile, sest palju on ettevalmistusi ka teha, et ei tahaks ise ka siin viimasel minutil hullult stressata, et anna teada vähemalt 25. siis saame selge pildi. Ja kui praegu ei sobi see aeg, anna teada, et sa oled juba huvitatud kevade või sügise grupist ja siis saame su juba sinna ette kirja panna
ja oled juba seal ootelistis olemas, nii et ilusat siis jõulunädalat teile kõigile, tehkem tervislikke valikuid, olgem hoitud ja nautige siis aega oma lähedaste, oma kallite suhtes ja hoidke oma tervist nagu väikest kutsikat ja kõike imelist, kuni kohtumiseni järgmisel korral. Mahalo!